väga lihtsustatult on neid neli sellist kriteeriumi, mis on siis vegantoit, mahetoit, rohumaa või metsloomaliha või siis jätkusuutlik kala. Vegantoidu puhul, nii nagu juba ilmselt kõik saavad aru, see on sisuliselt siis taimne toit, mis ei sisalda ühtegi loomset koostisosa. Edasi tuleb mahetoit ehk mahepõllumajanduslik toit, see on siis Euroopa Liidus ühtselt reguleeritud selline tootmis- ja töötlemissüsteem. Ja miks mahetoit siis on keskkonnale parem, et väga lühidalt öeldes see, et seal ei kasutata näiteks sünteetilisi mineraalväetisi, mis on väga suure energiakuluga ja tihti taastumatud. Ja seal on väga palju nõudeid ka taimekaitsevahendite, sünteetilised taimekaitsevahendid ei ole lubatud kasutada ja lisaks sellele on ka näiteks loomapidamisele on väga palju erinevaid heaolunõudeid. Liha tootmise valikutest on siis kriteeriumi vääriline siin kohalik rohumaveise või siis lambaliha või siis metsloomaliha. Kui me läheme siis kala juurde, siis selle roheliste kriteeriumite alla mahub kohalik loodusliku päritolu kala ehk et see, mis on püütud kas siis Läänemerest või Eesti siseveekogudest ja mitte kõiki siis kalu, vaid kriteeriumite väljatöötamisel võtsime arvesse ka siis kalanduse ekspertide soovitusi, et mis siis on jätkusuutlik. Nende soovituste juures võetakse arvesse ka seda, et milline on nende kalapopulatsioonide olukord seal veekogudes ja millised on need püüdmisviisid, mis seda populatsiooni ja siis arvukust võivad ohustada. Seega Läänemerest püütud kaladest on siin nimekirjas räim, kilu, tuulehaug, ümarmudil või siis ka Eesti sisevetest püütud kaladest lähevad arvesse kõik, välja arvatud angerjas, kes on päris ohustatud liik. Siis me jõuamegi tegelikult selle kriteeriumite rakendamise juhiseni, kus on väga kompaktselt, oleme proovinud kokku panna, et kui siis restoran peaks hakkama seda rakendama, et kuidas ta siis ROA vaates võiks vaadata. Et kõigepealt, vegantoit, nii nagu me juba rääkisime, siin ei ole väga palju küsimusi tõenäoliselt, ehk et kõik komponendid on taimset päritolu. Siis, et kui see on mahe, siis võib olla selline roog, kus nii loomsed kui taimsed komponendid on näiteks mahetoormest tehtud, siis ei ole küsimustki, kas ta siia alla mahub või mitte. Ja siis tulevad sellised kombinatsioonid, ütleme niimoodi, et kui roog koosneb taimsest komponendist, siis lisaks seal juures võib olla näiteks mõni maheloomne saadus, kas näiteks juust või siis mahemuna ja erandina siis ka lihtsalt vabapidamise muna. Näiteks kui on tegemist siis sellise taimetoiduga, mis ei ole üleni siis taimsest, vaid seal on juures ka muna või piimatoode, et siis ta ilusti selle kriteeriumi siin ka ära täidab nendel tingimustel. Küll aga ei saa seal juures olla näiteks mingisugune tavalihatoode või siis näiteks selline muna, mis ei ole vabapidamisest pärit. Edasi minnes jällegi kombinatsioonid, et näiteks seesama kohalik rohumaaliha, mis vastab kvaliteedikavadele kombinatsioonis, mis iganes taimsete komponentidega, mahub jällegi kriteeriumi alla. Sama lugu ka siis kohaliku metsloomalihaga. Viimane kriteerium siis see kohalik kala, kus täpsem siis tingimus on seal all toodud, et jällegi need samad kalaliigid, kas siis Läänemerest või siis kõik mageveekogude liigid välja arvatud angerjas. Eelmisel lehel olnud tabel on just väga oluline, kus saab ühelt lehelt korraga vaadata tegelikult need tingimused ise ära. Ja kui teil on siis menüüs roog, mis vastab kas sellele kriteeriumi 1, 2, 3 või 4 tingimustele, siis sellele roale võibki anda rohelise märgisse siis restoranide nädala menüüs.